Tervist, mina Illar Kohvinevalt. Täna on pühapäev, 9. detsember, aga ma tahaksin rääkida seekord Toidupanga toidukogumiskampaania päevadest, mis toimusid 7. ja 8. ehk siis reedel ja laupäeval. Ja mina võtsin mõlemist kampaaniapäevast osa reedel pikapäeva ehk siis kella 1 päeval kuni kella 7 õhtul ja eile ma olin siis kella 12 kuni kella 4 siis Rimis, tähendab Pärnu kaubamajaga Rimis ma olin mõlemil päevil. Ja mida ma ütleks kokkuvõtteks? Ütleksin seda, et poe külastajad olid väga lahked, väga viisakad, mina jagasin flaiereid seal ja kõik võtsid kenasti vastu, tänasid neile osutatud sellise tähelepanu eest ja annetasid kenasti, aga mis meid hämmastas ja suisa kurvaks tegi, ütleme nii, oli see kaupluse töötajate suhtumine. Kaupluses on olemas selline raadio, ütleme nii, et kus antakse igasugust reklaami edasi ja sellist teated edasi. Aga me palusime ka, et Toidupanga kampaania päevadest antaks teada, et kes rahvast tuleb, et öeldakse, et täna on kampaania päev, eks ole, et soovite ka ehk peresid toetada ja teha annetuse. Ja me palusime mitu korda seda, et anda edasi lubasid, jah, küll me teeme, aga mitte mingisugust infot edasi ei antud selle kohta, nii et täitsa vaenulik suhtumine oli. Ja mis puutub need töötajad üldse seal, need kärulükkajad, seal üks naisterahvas oli siukene nii, et siukse tigeda näoga, nii et tahtis kallale karata sõnaga, et kui ma laiali jagasin, et mis neid raiereid siin jagatakse sõnaga ja korvid on neid täis ja nii kui kätte said, kätsutas ära, tõmmas tükkideks ja viskas prügikasti ja tead, siukene närvihaige sõnaga, et ma ei kujuta ette, kuidas sellist inimest üldse sellises kohas tööl saab üldse olla. Aga samas oli üks teine meesterahvas, kes seal kärude lükkaja oli, et see meesterahvas oli kõik kenasti, korjas flaierid kokku ja andis meile ilusti kõik kätte ja täitsa viisakas, nii et mina kokkuvõtteks ütleksin seda, et see kampaaniapäevad olid täitsa toredad, rahvas olid täitsa sõbralikud, lahked, mitte ühtegi paha sõna ei öeldud ega midagi, nii et annetati ka kenasti. Ja ma tean isegi seda, et üle Selveris oli laupäeval siis kuskil 12 kella 4 või poole 4 oli siis ka Indrek Tarand oma meeskonnaga oli seal kampaanias osalenud, nii et neid ma kahjuks ei juhtunud nägemas, ma ise olin teises kohas, aga nii et nemad olid ka kampaaniast osa võtnud, seda ma ka kuulsin. Aga mis veel kurvaks teeb, on see, et kui ajalehed ja igasugune meedia on igasugust paska täis, ütleme igasugust mulje ja möla, aga seda, et Toidupanga poolt toidukogumiskampaania päevad on, sellest ei olnud mitte ühtegi sõna kuskil. Pärnu Postimees ega mitte midagi kirjutanud ja nii, et absoluutselt neid ei huvita see asi sõnaga, et kõiksugu muud möla sõnaga, mis midagi väärt ei ole, et seda avaldatakse iga päev ja igasuguse suurte pealkirjadega, aga seda, et Toidupanga toidukogumiskampaania päevad on, see ei paku kellegi huvi ja sõnaga, et no mis meedias on. Täitsa mõttetu, et tasub lugeda, aga mitte midagi. Ja Pärnu Postimeest ma ju ei loe ega vaata ammugi sõnaga, et ja see muu värk ka. Nii et ja selline siis kokkuvõte siis kampaania päevadest, mina Illar Kohvinevalt.